Kõigepealt Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie vestluskaaslaseks Rein, see Kadrina Sikk, lihtne saunaministrist maainimene, heade mõtete instituudi direktor. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! 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 On suur au ja rõõm olla kahe oma õpilase ees pihitoolil. Nii et te teete väärt tööd, see on punkt 1, mis ma ütlen, ja punkt 2 on see, et ilmtingimata vajaksid kõik need Neeruti-seltsi taskuhäälingu lood ka raamatusse panemist. Nii et minu soov on kõigile, kes meid praegu kuulavad. Olge head, kui need noore härrad pöörduvad teie poole, et saada väikest toetust nende asjade raamatusse panemiseks. Siis avage oma rahakotid. Minu poolt kõik. Aitäh! Palun! Alustame siis teie vanematest. Et ema oli teil Milvi ja isa Rein. Kes nad ametilt olid? Nii, minul oli siis õnn või õnnetus sündida ajakirjanike perekonda. Isa on mul ammu juba Manalas. Eile just käisin Tallinnas metsakalmistul tema haua peal, aga ema on praegu Rakveres hooldekodus 90. eluaastal ja vägagi huviline, nii et kui ta ei saa uudiseid päeva jooksul korra kuulata, siis see tema jaoks on väike katastroof. Nii et istub raadio kõrval ja jääb näpuga ajalhees järge. Ja eks isa oli samamoodi väga uudiste huviline, sest aktuaalses kaameras muidu ei oleks saanudki töötada. Aga äkki oskate võib-olla oma vanemate lapsepõlvest rääkida? Vanemate lapsepõlv oli niimoodi, et ema on Valgast, isa on Savernast. Võtame ema juured ette, sest need on hoopis pikemad. Nimelt tõenäoliselt mitte minu vanaema, vaid vana-vanaema oli siis Sangastes Grafbergi juures toatüdrukuks. Ja ta oli tähele pannud, et toonasele toatüdrukule oli väga meeldinud ühe toonase Tisleri nagu niimoodi toimetamised. Ja siis olla Grafberg nad enda juurde kutsunud ja öelnud, et minul ei ole midagi selle vastu, kui teie hakkate nüüd koos elama. Nii rääkis mulle oma ema nagu ja ju see asi siis kuidagi niimoodi võis olla seal selle kuulsa Grafbergi poolt, kes on meile pärandanud nii Sangaste mõisa kui ka siis Sangaste rukki. Aga teine liin on siis minu vanaisa liin, see tuleb Lätist. Vanaisa oli kingseppmeister Karli Zaakis, kellele siis ühel hetkel lihtsalt hakkasid seal Eesti-Läti kogukonnas Valga Valka linnas, väga meeldiva, kena rätsepmeistri Johanna Graudini silmad ja tegevused. Ja siis vanaisa loobus Läti kodakondsusest ja tuli Eesti kodakondsusse ja abiellusid siis Karl Zaakis, ehk Jänes, eks ju, Zaakis on läti keeles Jänes. Karl Jänes abiellus siis nagu niimoodi, abiellus siis Johanna Graudiniga, võtsid ühise perekonnanime Sakkis, millest siis hiljem sai nagu Sikk, kuidas Jänesest sai siis Sikk. Ja vanaisa juures võib veel mainida seda, et ta polnud mitte lihtsalt kingsepp, vaid ta vist oli ikkagi väga hea kingsepp. Sellepärast, et tema oli üks väheseid kingsepasid, siis kui oli juba okupatsioon alanud, mis ta muud oskab teha, ikka tegi kingi ja saapaid, kelle juures siis käisid toonased sõjaväelased nõudmas, et ta paneks nende saabastesse kriuksu sisse.
et tema oskas säärsaabast seda kriuksu sisse panna. Kuidas see käis, seda ma ei oska öelda. Ja lisaks on vanaisaga seotud läbi oma tervise praeguse tõelise hittkohaga, see on siis Vaagenküll ehk Taagepera mõis, kus toona nõukogude ajal siis oli tuberkuloosi dispantser, tema siis ravis seal oma tuberkuloosi. Ja tuberkuloosi tõttu ei saanud tema töötada kingsepade artellis, vaid pidi kodus üksinda töötama. Ja eks sealt siis nagu niimoodi kasvas minu emagi üles, nii et ühes toas suri see sõmblusmasin ja teises toas siis koppis vanaisa. Nagu ja mina mäletan seda oma lapsepõlvest ka, kui ma Valgas olin. Isa suguvõsa on põlised põllumehed ja nende hulgas siis Gusta Sikk, kelle elutee kahjuks lõppes Tartu vangla kaevus. Ta oli sel päeval müünud oma hobuse ja punased võtsid ta Tartus kinni ja nägid, et tal oli siis paber kaasas selle kohta, et ta on hobuse müünud, järelikult kulak, nõukogude võimu vaenlane ja läks sinna Tartu vangla kaevu. Vanaema Melanie abiellus teise põllumehega uuesti, aga Gusta pattude pärast saadeti ta siis Siberisse nagu niimoodi. Aga seal siis nad toimetasid Lõuna-Eestis Saverna Põlva kandis ja siis mingisugusel ajal, ja kuna mu isa oli koolmeistri poeg, siis ta sattus ka kooli lõpetas varem ära ja tema läks ka paar aastat varem sattus ülikooli. Aga ülikoolis nad siis kohtusid. Ülikoolis ema ja isa mul kohtusid, üheks kohtumise põhjuseks oli siis Tartu Riikliku Ülikooli rahvakunstiansambel, kus nad siis hakkasid koos rahvatantsu tantsima. Ja siis edasi kuidagi juhtus niimoodi, et mõlemad õppisid Eesti filoloogiat, aga Eesti filoloogias oli siis spetsialiseeruma ajakirjanduse erialale, et isa siis spetsialiseerus televisioonile, ema võttis niisama ajalehe eriala ja kui nad ülikooli lõpetasid, siis isast sai siis Aktuaalse Kaamera reporter ja ema läks siis Oktoobrilaste ja pioneeride ajalehte Säde, kus ta oli siis teadus- ja tehnika osakonna juhataja, kuigi teaduses ja tehnikast ei jaganud ta midagist. No võt. Te ise sündisite Tallinnas. Et milline see keskkond teil oli seal? Tallinnas sündisin ma siis, kui meie pere elas ühiskorteris Herne tänaval. Sain teada hiljaaegu enne Eesmaad intervjueerides, et ka tema pärineb Herne tänavalt ja Herne tänav on praegugi Tallinnas üks tore kohakene. See oli siis ühiskorter, aga edasi me kolisime siis Joosep Laari Punategelase tänavale Tallinnas, kus me siis elasime nagu oli siis kööktoas elasime. Ja minul on meeles see sealt kööktoast, et üsna tihti käisid meil külas siis Aktuaalse Kaamera inimesed oma, ütleme, kas nii igasuguseid toredaid plaane tegemas, kui ka siis oma igapäevast stressi välja valamas koos mitmete lõunavabariikide veinidega. Seepärast, et eks see töö oli seal ikka piisav stressiallikas, aga nad kuidagi suutsid seal ikkagi need asjakesed nii ära nihverdada, et Aktuaalse Kaamera järel ja ikkagi väga palju Eesti kultuuri sai talletatud ja alles jäetud. Ja mina siis magasin siis kapi taga suures toas ja teisel pool siis võeti veini ja arutati maailma asju. Ja mul on meeles, et millalgi ma olin sealt ukse tagant nagu astunud välja ja ütlesin, et vait nüüd, et ma tahan magada. Ja siis taltusid kõik kuulsad telestaarid seal, kuni Valdo Pandini välja ja nii edasi. Ja meie naabriks oli Venno Laul, selline tore koorimuusika inimene, kuni me siis kolisime sel ajal, kui mina olin siis esimese klassi lõpuks me kolisime siis telemaja kõrvale Tallinnasse Feelmani tänavale. Ja see maja, kuhu me kolisime, oli ses mõttes huvitav maja, et see oli siis kogu toonase Nõukogude Eesti esimene kooperatiivelamu, mis tähendas seda, et inimesed, kes seal elasid, olidki nende korterite omanikud. Toona oli see tõeline ime. Ja see, et nad olidki selle mitte, et praegu on ju tavaline see, et raha laenatakse pangast ja siis ollakse elu lõpuni pangale võlgu. Siis inimesed töö kõrvalt panid selle raha kõrvale ja siis maksid selle ehitusfirmale ära, siis said selle kätte.
ja meie maja oli ses mõttes väga tore ja vahva maja, et kogu tubli toonane teleseltskond elas seal, käis sealt läbi, alates esimesest korrusest, kus oli siis samunegi, olid siis talvikud, eks ju, tähendab Aliis, Mati ja nende säravad lapsed Arturini välja, siis tuntud põllumajandusreporter Arne Kuusmann, kes alles sel aastal nagu läks teispoolsusesse väga kaua vastu pidanud, siis Jaak Rannu, siis tädi Rutt, Gunnar Hololei, nii et minu lapsepõlv möödus kõigi nende ja nende järeltulijate hulgas ja see oli väga tore ja kirglik nagu. No millised nad siis inimestena olid, et kindlasti see, mis nad seal televiisori ees või siis raadios olid, et vaevalt nad päris sellised eraeluliselt olid. Tähendab, selle aja inimesi eriti, ütleme televisioonis, mis oli ikkagi riiklik propagandakanal, iseloomustas kohutav stress ja selle väljavalamiseks kulus ka kohutavalt alkoholiga. Mis tähendab laias laastus seda, et kui me vaatame, siis meil üks põlvkond ajakirjanikke on puudu. Ja see on just nimelt see põlvkond. Et tegelikult kusagil mujal maailmas, just nimelt, et peaaegu minu isa vanused või ütleme tõesti inimesed, kes praegu oleksid mingisugune 85–90. Need on mõningates kanalites siuksed tegijad, eks ju. Nad ei karda midagi, nad teavad midagi, neil on aegade koorem kukil, aga samas ka aegade tarkus ja nemad on tegijad. Seda põlvkonda meil ei ole. See põlvkond lihtsalt põletas ennast hästi intensiivselt ära nagu niimoodi. Aga ka samas sündisid seal ikka mingisugused mõtted, võtted ja nad läksid täiesti kindlalt ka selle peale välja, et kuidas seal, et oligi teada, et nüüd paneme seal mingid laulupeo asjad ja midagi eetrisse, järgmine päev karjutakse meie peale ja mõned lastakse maha, mõned vallandatakse ja läheb nagu asi edasi. Ja omaaegne kommunistlik jamps oli ka ses mõttes huvitav, et kuna minu isa siis oli nagu nii kohutavalt nõukogude vastane olnud. Et siis selle koha pealt ei tekkinud üldse probleemigi, et tähendab, et isa oleks pidanud astuma komparteisse. Aga ka see mängiti välja. Et tulid kuskilt mujalt külalised, küsisid, et siin teil Nõukogude Liidus on teada see, et kõik peavad komparteis olema. Ja see öeldi, mis te nüüd? Vaadake, meil siin seltsimees Sikk nagu täiesti parteitu, aga ajab ilusti punast asja, et räägib ilusti punasest kultuurist. Nagu. Et ka säärased asjad seal juures, aga eks paljud ju toona oli ka televiisor oli ka mingisugune tõeline lummuske. Ja need, keda siis näidati seal televiisoris, need olid ka mingid tõeliselt lummavad inimesed. Et mina sellest aru ei saanud, et minu jaoks olid nad lihtsalt isa sõbrad ja tuttavad, kellega koos teinekord ka nagu niimoodi, käisin isaga koos, käisin ka Kunglas tähendab praegu seal on Hiltoni restoran, aga siis oli Kungla restoran, kus oli siis AK ja teleomadel oli enam-vähem vaba pääs. Ja seal sai ära nähtud ka sellised toredad legendaarsed inimesed nagu näiteks Hardi Tiidus ja nii edasi. Minu jaoks oli see lapsepõlv ja toredad inimesed, ma ei osanud kuidagi nagu mõelda, et ma ei tea, mikis kuulus. Üks oli ühtmoodi tore ja teine teistmoodi tore ja kui inimene elab sellises seltskonnas kogu oma lapsepõlve, siis on üsna normaalne, et 6-aastaselt ma juba kirjutasin kodus ajalehte nimega Kotuleht nagu ja ega ma ülikoolist või ülikooli minna ei osanud ka kuhugi mujale kui siis Tartu Ülikooli ajakirjandust õppima. Te siin just rääkisite sellest hullust stressist, et kas sellise riigikorra all päris ajakirjanduse tegemine teile keeruliseks ei osutunud? Minule ei osutunud. Minule ei osutunud sellepärast, et kõik minu armsad õpetajad, kellest osad on manalatel, osad mitte, alates Juhan Peeglist ja Marju Lauristinist ja Sulev Uusist, kes on praegu elus, Andrus Saar on läinud, nii edasi, nad tegelikult said toona, see on siis minu ülikooli aastad olid 79–84, said aru seda, et nemad õpetavad ja kasvatavad juba neid inimesi, kes vabas Eestis võtavad võimu enda kätte. Nii et nad õpetasid meid ka üsna hästi nihverdama.
ja ka seda, et lihtsalt mõningad asjad, mis toimusid seal meie oma väikses žurnalistika kateedris, need ei jõudnud mitte kuhugile. Kuni selleni välja, et tegelikult meie õppetöö toimus ju selle laua taga, mille peal kirjutati alla Tartu rahu. Seda kõik teadsid, aga liiga palju ei räägitud. Nagu, niimoodi, no. Ja ka see, kuidas tõesti seal professorid isegi aitasid vaikselt kaasa sellele, et 40 kiri leviks ka meie hulgas. Kui Muhu rühmas Hans H. Luik võttis liiga palju sõna, siis professor Lauristin aitas kaasa selle, et Hans H. Luik sai ühe semestri veeta Tartu hullumajas, aga mitte hulluna, vaid lihtsalt varju all olles ja nii edasi. Et me juba tegelikult seal ajasime vaikselt seda Eesti asja ja kogu aeg meile rõhutati ikkagi seda, et teie kätesse usaldatakse Eesti kultuur. Ja no, seda otsesõnu meile ei öeldud ülikooli ajal, aga pärast meie kursuse juhendajad ja kõik nüüd, kui oleme koos oma professoritega koos istunud seal, öelnud ka, et me juba kasvatasime teist ja sealt järeltulijatest, ütleme kõik see, kes seal tulid, eks ju niimoodi, Pruulid ja see samunegi Jüri Luiged ja kõik seda, et me kasvatasimegi Eesti Vabariigi jaoks eliiti. Ma ei tea, mis see liit ma olen, aga tõenäoliselt ühte teist on saanud teha. Et ses mõttes ajakirjanduskateeder seal Juhan Peegli juhtimisel suutis olla tõesti mingisugune. See ei ime, et kui tõesti ühe katla ühes nurgas keedetakse natuke paksemat suppi. Aga võib-olla tuleks korraks teie keskkooli juurde või siis üldse koolitee juurde. Te käisite siis Tallinna 21. Nikolai Vassiljevitš Gogoli nimelises Tallinna 21. keskkoolis, mille vastas asus mitteametlikult Anton Pavlovitš Tšehhovi nimeline saun. Kas sealt on tulnud ka siis teie saunahuvi? Eks see võib olla ka natukene. Et seal tõesti oli saun, aga tegelikult saun teenis pigem seda eesmärk, et saunataka oli vahetundides huvitav suitsetamas käia nagu niimoodi. Et väga paljud teised kooliõpilased suitsetasid kooli õuel oleva putka taga, mis siis aknad ei paistnud, või see putka ei paistnud nagu kooli poole. Mina ei saanud seal suitsetada, sellepärast, et sinna taha jäi siis galerii vana ja uue raadiomaja vahel, kus tihti peale liikus ringi minu ema. Nagu niimoodi. Nii et mina seal ei saanud suitsetada, ma olin sunnitud siis Tšehhovi nimelise sauna taga suitsetama. Aga 21. keskkool oli suhteliselt edumeelne, eriti veel selle direktor Artur Tiki. Mina ei tea, millega ta mind ära võlus juba esimesel aktusel, aga mul on sellest olemas ka fotograafiline tõestus, kuidas ma rikkusin ära siis oma esimese kooliaasta esimese aktuse. Et oli mulle mingi lillekene pihku pandud ja öeldud, et algul toimub mingisugune aktus, keegi seal räägib midagist ja seejärel viite siis lilled oma klassijuhatajale. Ja kõne pidas Artur Tiki kooli direktor ja ta rääkis midagi nii selget ja helget, ma ei tea mida. Et kui tema minu esimese kooliaasta esimene kõne lõppes, mina tõusin püsti suure saali ees ja viisin esimese lille Artur Tikile. Mille järel kogu koolisaal. Ja ma arvan, et meil oli vähemalt 4 paralleeli. Kõik esimese klassi juntsud tõusid püsti ja viisid kõik oma lille Artur Tikile. Klassijuhatajad jäid ilma ja nii edasi, et aga mina ei tea, mida ta rääkis, aga kui sa suudad nagu pälvida 7-aastlase jõnglase, endast väljas oleva jõnglase nagu esimesel koolipäeval seda tähelepanu, siis ta pidi midagi väga hästi rääkima. No vaata selline tegelikult selline loov vaim seal koolis oli ja näiteks üheks selle näiteks oli kas või see, et mingisugusel ajal õnnestus hakata koolis ka kooliraadiot tegema ja alati siis jõululaupäeval, mis oli toona ju kohustuslik koolipäev, oli meil siis kooliraadio Nääri saade. See oli tunni aja pikkune.
see oli tunni aja pikkune, terve tunni ja mina ei olnud varem ega hiljem näinud seda, et õpilased jookseksid tundi, sest kõik ootasid seda. Ja see saade oli täpselt selline ääri-veeri mäng, et milliseid asjakesi sinna sisse panna, milliseid vihjeid ja milliseid mitte. Ja alates, ma ei tea, Jüri Jüdi luuletustest ja mingisuguseid ruja asju, millele anda veel selliseid teistsuguseid mõtteid ja intervjuusid kooli õpilastega koridoris ilma mingisuguse redigeerimiseta. Et need olid kõik sellised toredad asjad, mis nagu toimisid ja nii nad olidki. Ja siis me lavastasime seal igasuguseid torredaid etendusi, lavastasime koolis, nagu ta ikka käib, aga kuidagi see asi oli ainult üks kord juhtus siis see, et kuidagi me oma vabameelsusega, see oli meie koduvavameelsusega, suutsime üht õpetajat šokeerida. Et eks ma sain koolis igasuguste asjadega hakkama. Ja siis keegi õpetaja tuli meie juurde minu peale kaebama koju. Aga meil oli kodus seina peal Eesti esimene ja kõige enam auhindu saanud aktifoto, see on Kalju Suure liivakell. Istub paljas tütarlaps niimoodi, et tähendab, et tema torsost moodustubki siukene liivakell nagu niimoodi. Ei ühtegi sellist kaitstvat detaili oli seal peal, ikka täitsa paljas nagu niimoodi. Ja see oli meil suure toa seina peal mingi A3 formaadis otse Kalju Suure käest saadud, sest kultuurireporter Reinsik seenior ikka puutus fotograafidega kokku. Ja see lugupeetud pedagoog oli siis ära rääkinud kõik need süüdistused minu aadressil ja tahtis jõuda sellele, et ega mu vanemad pole ikka korralikult kasvatanud, kui ta tõstis pea ja talle vaatas otsa see Kalju Suure liivakell, mis mul praegugi on kodus seina peal. Ja siis ta vist karjatas hirmsasti ja lahkus teatas, et sellest perekonnast pole midagi loota. No võt. Aga üldiselt me saime nagu koolis kenasti hakkama ja oli väga tore ja kooli ümber, kui 21. kooli näete, kas keegi läheb uude ringhäälingu majja, mis seal praegu ehitatakse või nii edasi, siis seal on üks suur karniis koos vihmaveetorudega. Ja omal ajal olid siis sealsed meie kooli vilistlastel oli kombeks kõndida mööda karniisi väljaspool siis niimoodi ring ümber kooli nagu niimoodi. Ja siis on seal ikka, õpetajad on meenutanud, kuidas näiteks kas või Roman Baskin või kes nagu astus teiselt poolt mööda ja lehvitas ja nagu niimoodi. Seal on täpselt, et väikese vääratuse teed, siis kukud plärtsti alla 5. korruselt ja nagu niimoodi. Et sellised hulljulged mängud, nagu ma arvan iga noor inimene koolis teeb. No vaat, ma ei mäletagi, mida sa küsisid. Aga ma saan aru, et te siis ilmselt tegite ka kooliraadios mingisugust tööd? Kooliraadios meil olid iga nädal 10-minutised saated, aga siis mingid teised olid sellised suuremad saated. Ma sain kasutada ka oma ema Reporter magnetofoni, mis oli tohutu väärtus nagu niimoodi. Ma võisin sellega käia ja sellega toimetada. Et siis tegite erinevaid lühiintervjuusid? Jah, mingid intervjuud ja mingid muusikasid ka, aga põhiliselt ikkagi kooliga seotud asjad. Aga te ilmselt ka siis mängisite kooliraadios ka mingit muusikat? Jaa. Milline see repertuaar tol ajal oli? Mis seal oli, et paljuski olenes sellest, mis õnnestus kätte saada kusagilt, eks ju. Et tänu vanematele mul õnnestus midagi sealt raadiofonoteegist saada. Ma mäletan, et see oli ikka, oligi, et ma otsin oma esimese suure magnetofoni seejärel, kui ma olin õpilasmalevas töötanud, suvi läbi siis põlde kõblanud ja nii edasi ja isa mulle kusagilt sai siis, ma ei tea, mitmenda korda ümber lindistatuna Queen'i Night at the Opera plaadi, see oli uskmatu. Niimoodi laulsid, 4 häälsed, võimatu, et nagu niimoodi. Et siukest asja oli, aga mängisime ka üsna palju klassikat. Ja ise ka avastasime seal juures, et nagu niimoodi, alates ma ei tea Mozarti väiksest öömuusikast või midagi sellist, et see oli ka väga põnev nagu niimoodi. Aga neid lindikesi oli ka täpselt niimoodi, et kus kellel jälle midagi oli, kellel oli välismaa tuttav ja põhiliselt nad olid loomulikult mitu korda ümber lindistatud nagu niimoodi. Et see plaat oli ikka selline rariteet, et keegi kuskilt väljamaalt tõi mingi Uriah Heepi plaadi ja midagi siukest, et seda ainult niimoodi näidati ja siis lindistati kähku sealt ümber ja siis juba edasi läks asi nende lintide peal. Lisaks kooliraadiole, kas te tegelisite
veel mingisuguse huvitegevusega? Jah, mu vanemad millegipärast arvasid, et minust peaks saama tubli sportlane. See oli nende üks suurimaid eksiarvamusi. Et ma olen käinud tennises, karatees, teivas hüppes ja ma ei tea kus, aga ei tulnud välja. Aga siis mingisugusel ajal ma sattusin sellisesse toredasse kohta nagu Tombi nimelisse rahvateatrisse, kus oli siis, kui keegi nõukogude aegseid multifilme kuuleb, eestindatud multifilme, siis väga peene häälega ja väga ilusa häälega rääkis selle Ellu Puudist. Tema oli minu üks õpetajaid seal kooliteatris või rahvateatris. Ja seal mul õnnestus isegi paaris rollis nagu laval olla, et 3 rolli oli jah. Üks oli siis mingisuses Tammsaare lavastuses, mängisin ma noort Andrest, kus ma siis küsisin Pearu käest, et miks ma selle verekappa pean siia tooma ja midagi siukest. Siis need olid millegipärast suured teatrid, siis ei mänginud eriti lasteetendusi. Aga Tombi rahvateatri Doktor Tuulitli lood olid pööraselt populaarsed, et seal ma sain Ahvi mängida. See oli minu teine Ahvi roll, sest esimene Ahvi roll oli teatavasti ju nagu telefilmis, eks ju, Peegli Ahv. Ja kolmandaks siis tuli Maret Oomer ja ta lavastas mingisugust lugu, see oli mingi Valtoni oma ja seal ma sain Joodikut mängida. Nagu niimoodi. See oli kõige raskem roll, sest mõttes Ahvi rollist tuli lihtsalt hüpata, aga Joodiku rollist tuli roomata mööda põrandat väga pikalt, aga see kõik oli väga kunstiline. Nagu niimoodi. Et teatris olen siis olnud Ahv, Joodik ja Noora Andre. Täiesti normaalne CV. Et sellega saigi nagu veel juurde tegeldud ja lisaks. Siis me mingil ajal avastasime ka oma sõpradega sellise toreda asja nagu bridži mängu ja siis me tõesti veetsime nagu öid ja päevi bridži mängides ja üks minu sõpradest oli paadunud kalamees Gustav Lauringson ja tema vedas meid Nõvale. Läksime klassipoistega Nõvale kalale, aga see polnud kõik. Gustavil olid siis kaasa trükitud siis igasugused toredad eestiaegsed laulud, mis me siis Nõva metsas, kus ümberringi ei olnud kedagist, õppisime selgeks alates hümnest. No eks meil oli seal igasuguseid joovastavaid jooke kaasas, nii et siis mörisisime seal Eesti hümne ja seesamunegi Eesti lippu ja kõiki need. Et sel ajal, kui nagu neid tohtis hakata avalikult laulma, need olid meil juba väga selged. Nagu niimoodi. Ja siis väga huvitav asi oli seesama Gustav võttis ette sellise asja, et alguses me ennustasime lihtsalt nagu see on siis Nõukogude Liidu korvpallimeistrivõistluste korvpallimänge. Aga need läksid nagu igavaks ja siis Gustav sai kusagilt teada, et tegelikult on ju ülemaailmne ennustus käib ju Inglise vutiliiga peale. No nii, ja siis me tegime oma klassis ka asja nimega Estonian Predicting League ja hakkasime Inglise vutti ennustama. Iseenesest mängude tulemused saada teada oli lihtne. Selleks tuli lihtsalt õigel ajal öösel kuulata BBC-d, eks ju. Et mujalt neid kuskilt kätte ei saanud. Aga mängude kalendri saamine, et sa teaksid, et tähendab, millal Nottingham mängib Birminghamiga, eks ju, millal on see samunegi ja Aston Villaga, Chelsea'ga ja nii edasi, kõike seda, selle kätte saamine oli ka hirmus tegemine. Aga kõige ägedam on see, et seesama seltskond, kes me keskkoolis alustasime, on senini tegutsemas ja üks selle vedajatest on tuntud Kadrina spordireporter Toivo Kivimets. Nagu niimoodi. Ja Kadrina keskkooli vilistlane. Et minu jaoks oli see lihtsalt pull nagu. Et ses mõttes, millega tegeled, ma innustan siin Inglise liigat, nagu kõik vahivad. Viskad seal mingi Archie Gemmill ja Nottingham Forest. Mõnes seltskonnas oli, aga sellega minu teadmisega piirdusid. Aga see seltskond ennustab edasi ja üks vedajatest on seal jah, et Kadrina keskkooli vilistlane Toivo Kivimets, omaaegne väga äge spordireporter. Nii et neid toimetamisi oli maa ja ilm. Tulles selle Peegli Ahvi juurde, et kuidas teil selle rolli saamise lugu oli? Mina ei tea, seda peab isa käest küsima. Aga ma arvan, et need asjad käisid omal ajal lihtsalt sellise lihtsama vastupanu teed. Et ju oli olemas stsenaarium ja siis oli vaja ühte 5-6 aastast poissi. Ja kuna see poiss oli juhtumisi võtta, siis ma sinna nagu sattusingi.
ja minu jaoks selle Peegliahvi filmi juures, mida ma soovitan kõigil vaadata, see on Jupiteris üleval, et seal minu jaoks on paar väga huvitavat küsimust. Et üks on see, et huvitav, et kui see film oleks saanud nagu rahvusvahelise levi, et kui kuulus see oleks olnud, sest minu arust see stsenaarium on ju nii lihtne ja loogiline, et ei tahtnud pesta ja muutus ahviks. Aga siit tuleb teine pool, et võib-olla nagu üliarenud ühiskonnas võiks keegi juba näha siin mingit liikumist, võib-olla mina ka, mingit Me Too, eks ju. Et lapsepõlves juba mind solvati, muudeti ahviks, et ma sellest saati olen põdenud ja võiks nagu Virve Aru ja kõik tegijad nagu kohtusse. Igastahes on ta nii lihtne, nii selge, nii tore film ja ma tean seda, et tihtipeale minu sünnipäeva paikumisele 26. juunil, siis ETV suvel mängis seda filmi just nimelt läbi aastate. Ja siis kunagi õnnestus mul saada see juba videokasseti peale. Ja siis tõin selle koju ja mingil momendil on ukse taga kohutav kolin ja kogu meie väikene koridor seal nagu niimoodi täis umbes 20 või kui palju siis minu poja Tõnni sõpru. Me tulime vaatama, kuidas Tõnni isa ahviks muutus. Ja no siis kõik lapsed istusid meie teleka ette ja pani videopakki käima ja vaatasime, kuidas Tõnni isa ahviks muutus. Oli väga tore. Ja sellega seoses, et põhirolli seal mängisid mina on ju lihtsalt. Nagu mul oli, voorus oli see, et mulle anti suur tahvel šokolaadi, millest nagu enamus jäi mulle niisama, aga siis 1/3 pidime ennast ära määrima kokku. Heli luges sisse Salme Reek, aga me temaga ei kohtunud. Aga kellega me tõesti kohtusime, oli siis Tallinna Loomaaia Ahv Peetrike, kes oli siis nagu seal selle põhirolli tegija. Ja ma hiljem käisin ka Tallinna Loomaaias seda Peetrikest vaatamas lausa, et ta oli seal, aga ta lõpp oli kuidagi kole, ta oli söönud mingit, värviti tema puuri ja siis ta oli see puuri värvi söönud ja siis ta läks nagu ingusele. Aga Peetrikesega oli siis ka selline lugu, et telefilmi stuudioks oli siis üks Tallinnas asunud kirik. Kuskil seal selle Laari tänava ja teiselt poolt siis hipodroomi kuskil seal vahel. Ja selles kirikus siis oli stuudio ja seal pidi seda filmitama, sinna keskel oli siis ehitatud 3 seinast oli see nii-öelda vannituba, kus tegevused toimuvad. No ja siis tuldigi ahvikesega sinna, et midagi pidi seal tegema hakkama. Aga ahvikesel, kes on harjunud ju puuris olema, sul on terve kiriku täis ruumi. Ja seal üleval on ju prožektorid, kuhu saad ronida. Ahvikene Peeter pani kriminaalkrabinal nagu niimoodi ülesse. Aga sel ajal teatavasti ei olnud kindlasti kõik juhtmed nii hästi isoleeritud kui praegu. Ja siis oli variant selles, et võib-olla ahvike Peeter lihtsalt kärssab seal ära. Siis tõmmati tuli ära, tuli elekter maha ja siis seisab seal siis keset kirikut, küünalpihus, ahvitalitaja. Ja hüüab heleda häälega, vaatab taevasse ja hüüab üleda häälega, Peeter, tule alla. Ja millal Peeter tuli alla ja siis saadi need asjakesed ära tehtud. Ja niimoodi see oligi, aga jah, et kas sel filmil oleks olnud ka üle-euroopalist tulevikku, sest ta on nii lihtne ja selge, aga see on täpselt see, et äkki mingisuguses üli ja liiga palju mõtles ühiskonnas juba on see, et ma ei tea, ahviks muutumine, et see on midagi halba. Nii see oligi. Nii et vaadake, minu arust oli väga hea film ja see, et mina seal ei olen, see ei puutu üldse asjasse. Tulles tagasi kooli juurde, siis kas teil oli ka selliseid huvitavaid ekskursioone klassiga või? Jaa, õige. Me käisime ekskursioonidel, me käisime nagu Puškini mail. Et see oli ekskursioon oli Puškini maile ja ma mäletan, et seal tõesti sai nii Pihkvad ja kui ka sealt edasi kõik need asjad nagu läbi käidud, aga see oli mingid Eestimaal käimisi ka, aga midagi väga erilist, midagi meeles ei ole nagu niimoodi. Ja eks nagu selle aja ekskursioonid ikka
et huvitavam kui see, mida lugupeetud pedagoogid sulle tahtsid näidata, on ju tihtipeale see, mis sul salaja koolikotis on kaasas ja mida sa siis nagu õhtul niimoodi püüad seal pruukida ja või keegi, kellel lihtsalt hakkab sõidust paha ja siis oksendab bussis ja midagi sihukest. Need on nagu rohkem seltskonnaüritused, on väga tore, kui kellelgi midagi sealt külge jääb, aga midagi väga, väga suurt ja ülevat ei ole mul nagu meeles ja välismaal siis ei käidudki. Kuidas te sõjaväest eemale saite? See oli meie põlvkonnal oli olemas üks nišš ja täiesti legaalne nišš. Et oli kindlasti ka neid ju, kes otsisid üles tuttavaid tohtreid, kes neile hankisid siis vastavaid tõendeid, kuulutasid nad siis lolliks või midagi säärast, aga neil, kes läksid ülikooli just 70-ndate lõpus, 80-ndatel, oli võimalus legaalselt sõjaväest eemale pääseda. Esiteks oli see, ma teadsin, et see sõjavägi ei ole nagu minu jaoks, et nii hullusti õppinud kui siis, kui ma õppisin ülikooli sissesaamiseks, sest mul tunnistus ei olnud just kõige ette, mul oli seal ka 3-sid, aga ülikooli läksin kõigi 5-ga sisse ja õppisin nagu hull. Õnneks oli meie peretuttav, oli professor Parmasto, tuntud mükoloog, nii et tema juures, mul oli tema korter, tema oma abikaasa Ilmiga oli kusagil seenekesi korjamas, et tema korter oli minu päralt ja ma sain seal nagu õppida ja kui õppida ei jõudnud, siis ma avastasin ingliskeelse Winnie Puhhi sealt ja lugesin ingliskeelseid Winnie Puhhi luuletusi, mis on imehead, 10 korda paremad kui eesti keeles. Ja niimoodi sai see asi ära tehtud ja siis kord oli ülikoolis siis selline, et ülikooli lõpetajad said juba Nõukogude armee ohvitseriks. Aga selleks tuli läbida siis ohvitseride kursused ja see tähendas igal esmaspäeval läbi 4 aasta. Selle asemel, et õppida nagu päris tarkusi, õppisime meie sõjatarkusi. Ülikooli sõjalise kateedris igal hommikul või iga esmaspäeva hommikul kell 8 pidime seal kohal olema. Kogu õppus käis vene keeles. Me pidime vene keeles selgeks õppima ka sellise asja, mille nimi oli siis soomustransportöör. No eks te olete ju näinud neid. Ja see masin ja kõik tema tööpõhimõtted vene keeles selgeks õppida. Ma ei teadnud eesti keeles, kuidas need käivad. Aga seal mõned asjad olid, mis kõigile meeldisid. Näiteks siuke asi, mille nimi on krivoščipo-šatunni mehhanism. Ma ise ka ei tea täpselt, mis see on, aga me kogu aeg mainisime seda. Ja see oli üks hästi põnev mimikri ja ka lolli mängimine, mis ülikoolis siis selle sõjalise õppe raames toimus. Sellepärast, et kõik meie õpetajad, Nõukogude armee ohvitserid, elasid nagu või sees. Selle asemel kuskil roomata või hiljem ka, ma ei tea, kuhugi Afganistani sattuda või midagi sihukest, eks ju. Neil oli võimalus tegeleda noorte haritud inimestega. Kelle ainus puudus oli see, et me ei viitsinud õppida, mida nad seal ajasid. See tähendab seda, et meie istusime tundides ja üldiselt magasime seal. Peale kirglikke ja tormilisi nädalavahetusi on tudengitel tavaliselt ikkagi esmaspäeviti uni, natuke suurem kui tavaliselt. Meie seal siis magasime, nemad siis lugesid meile vene keeles oma asjakesi ette ja üldiselt kõik me saime oma ained ja asjad ikkagi 3 peale ära tehtud. Või 4 peale nagu. Sellepärast, et kui neil oleks liiga palju 2-sid tulnud, siis oleks leitud meie majorite ja leitnantite puhul siis seda, et nad pole väärikad õpetajad ja oleks nad saadetud tavalisse ajateenistusse, mida nad väga ei tahtnud. Nii et meie mängisime rolli ja nemad mängisid lolli nagu niimoodi. Ja raiskasime need esmaspäevad lihtsalt ära. Selle kursuse pidi siis lõpetama sõjaväelaager. Tavaliselt lõpetas selle sõjaväelaager 3 kuud, aga millegi pärast meie ajal oli seda ainult 1,5 kuud, sest meie järel pidi vist, ma saan aru, et kahuriliha oli siis meie Nõukogude kodumaal vähe ja pidi juba süsteem edasi minema nii, et poisid läksid ikka peale ülikooli, läksid täitsa sõjaväkke. Aga me jäime sinna vahepealse etappi, mis tähendas siis ainult 1,5 kuud sõjaväelaagrit Klaipeda kandis. No ja siis jooksime seal põldudel ringi ja mängisime natukene sõda. Juhtus nii, et sel ajal üks minu vanaemadest läks loojakarja. Ja tänu sellele ma sain siis 3 või 4 päeva siis vabadust sealt vanaematustele.
sai seal ära käidud, aga siis oli veel aega ja ma jõudsin oma praeguse abikaasa Ameerikase juurde siis Rakverre just selleks ööks, kui algasid Los Angelese olümpiamängud, mida siis sai Soomest vaadata. Ja kui ma sõjaväelaagrisse tagasi jõudsin, ma olin ainukene inimene kogu sõjaväelaagri peale, sest Nõukogude Liit boikoteeris neid. Ja ma olen ainukene inimene, kes olin siis näinud Los Angelese olümpiamängude avamist. Nagu siis sain seal uhkendada. Ja sai selle asja siis ära tehtud, seal ma sain auastme siis leitnant ja see oli siis soomustransportööri ülem. Ja soomustransportööriga ma olin sõitnud umbes, ma ei tea, 2 minutit roolis olnud, aga sellest piisaski. No võt. Ja niimoodi ma sealt siis ülikooli lõpetasingi, nagu paljud minu põlvkonnast. Et oli see paber olemas ja pärast Eesti armees mul siis leiti, et võetakse siis üks auaste maha, et siis sai minust noorem leitnant nagu niimoodi ja millegipärast Eesti armee arvas, et hoolimata selles, et ma midagi olin seal soomustransportööriga puutunud kokku, tehti minust miinipildur. Ja oma 60. sünnipäeva hommikul piiksatas mu mobiil kell 5 ja mõtlesin, kes see nüüd nii vara või? Kaitseressursside keskus annab teile teada, et te olete arvelt maha võetud täiesti mõttetu mees. Eesti Vabariigil ei ole teid enam vaja. Kõik korras, sellega minu militaarkarjäär on nagu ühele poole saanud. Nii et kui vaja, eks siin on mingeid kursusi siin kõrgemaid kaitsekursusi läbitud ka, et kui vaja, ma arvan, et suudab Eesti Vabariigi heaks ühte teist teha küll. Te siin juba ennist rääkisite, et teie vanemad tegelesid siin rahvatantsuga. Et kas sealt tuleb ka teie enda huvi rahvatantsu vastu? Jaa, üks teine asi, mis mulle lisaks sõjaväel oli vastu näidustatud, oli sport. Sellest ma juba rääkisin ka, et ju seoses sellega, et ei saanud minust ei karatekat ega teivashüppajat ja tennisisti. Ja ülikoolis oli siis võimalus saada kehalise arvestus ka tegeldes rahvatantsuga. Et see oli üks asi. Teine ma leidsin, et kui nagu midagi teha, et äkki sellest on Eesti Vabariigile nagu rohkem kasu. Et kui ma lihtsalt higi valan, et kui ma valan nii-öelda patriootilist higiga, õppides tuljakut või õiget ja vasembat. Ja kolmandaks toonane ülikooli rahvakunstiansambli juht Helju Mikkel oli meil kodus ikka väga suureks räägitud, ses mõttes, et tema juures ja ka tema juhatusel läksid mu vanemad paari. Toona siis edasi isegi ilmus mingi artikkel, kus võib leida selle, kus siis ülikooli rahvakunstiansambel oli need, kes olid neil pulmas ja noorpaar läks siis vöödest mingisuguse spaleeri alt läbi ja minu arust vist Helju Mikkel aitas mul emal isegi pulmakleiti õmmelda rahvusvahelise üliõpilasfestivali siis avapäeva kleidist aitas pulmakleiti teha, sest rohkemaks ei olnud lihtsalt tudegil raha. Et Helju Mikkel mulle ka väga tähtis ja ma pidasin seda väga normaalseks minna ülikooli rahvakunstiansamblisse. Sai siis seal tantsitud ja sai nagu vanemate eeskujul sealt endale abikaasa leitud ja enne läks natukene aega mööda ja siis leidsin ma ülikooli rahvakunstiansamblist ka oma poja Tõnni, kes jälle leidis sealt abikaasa. Nii et väga selline ühene süsteem, aga järelikult seal midagist oli. Ma ise olen selle ülikooli rahvakunstiansambli asja enda jaoks nii mõtestanud ja me oleme ka sõpradega rääkinud, et samasugust rolli, mis praegu täidavad korporatsioonid, täitis meie jaoks ülikooli rahvakunstiansambel. Et tõesti, et selle rahvakunsti sildi all saadi kenasti kokku tuldud, sai igasuguseid tempe tehtud ja ikkagi väga patriootilist asja aetud. Kuni selleni välja, et Helju Mikkel ju korraldas siis igal aastal selle aasta siis lennu lõpetamise oma Halja talus ja kõigil oli võimalus panna endale kaela siis kaelaehe, mille keskuseks oli siis Anna Raudkatsi ülikooli lõpusõrmus. Et Anna Raudkats siis tuljakulooja pärandas selle Helju Mikkelile ja see lõpusõrmust siis õnnestus nagu korra kanda.
et hiljem Helju lasi selle lendu, et sellest sai nagu tantsijate reliikvia, aga peale seda, kui 2 reliikvia omanikku olid õnnetul kombel otsa saanud, ma pean siis silmas Kristjan Toropit ja Mait Tagu, siis nüüd on see Teatrimuusikamuuseumis see rõõmus, aga jah, et seal tegelikult toimus rahvuslik kasvatus, mille praegu teevad nagu just nimelt korporatsioonid. Te ilmselt käisite ka üle Eesti esinemas nende ansamblitega ja milline siis teie võib-olla lemmik esinemispaik on? Ei, seda ei oskagi nagu öelda, mitte ainult sellesse aega langes sisse ka ülikooli juubeli tähistamine Lätis, Leedus, nii et me käisime esinemas ka Lätis ja Leedus käisime esinemas ja osad meist jõudsid isegi Eesti tuljakut tantsija Moskva olümpiamängude avamisele. Nii et ja rääkimata igasugustest sündmustest siin Eestis. Nii et kuna ülikooli rahvakunsti ansambel oli ikkagi Eesti eliit, siis sel ajal ikka me tantsisime, kõigil tantsupidul tantsisime esireas ja see oli ikkagi ääretult uhke ja tore. Ja loomulikult oli see piisavalt füüsiliselt koormav, aga mitte hullusti nagu niimoodi. Et aga mul on meeles üks huvitav juhtum sellega, et millalgi siis sõitsime esinema Võrru. Sõitsime esinema Võrru ja meie rahvariietega oli siis see, et ega neid siis tudengitele nagu intresse ei antud, sest intress võib igasuguseid asju juhtuda. Riided olid kõik nagu kohvrites, et olid sukakohver, oli kaabukohver, oli püksikohver ja nii edasi. Need pidid kaasa tulema ja jõudsime siis Võrru esinema ülikooli rahvakunsti ansambliga, selgub, ai, püksikohver maha jäänud. Meil on puudu 8 paari pükse. Toonane ansamblijuht Henn Tiivel käis ringi, ütles, teie probleem, lahendage ära, nüüd 20 minutit on esinemisena midagi sihukest. Ja õnneks õnnestus koha peal olevalt Võru tantsurühmalt siis saada püksid. Tõmbasime need endale jalga, nii ja naapidi, kellel läksid paremini, kellel halvemini, igas jalga nad läksid. Ja kõik see asi toimis kuni siis sellise tantsuni, selline patriootiline tööteemaline tants nagu Eugen Kapi meloodile tehtud seppade tants nagu niimoodi. Ja seal on mingisugused suured hüpped ja midagi sellist. Ja mina näen seda, kuidas minu ees tantsija hüppab. Äkki ma kuulsin isegi mingi piu ka, kuidas nööp lendas. Ja näen, et iga hüppega tema püksid kukuvad nagu minu madalamale kogu aeg niimoodi. No oleks lihtsalt aluspüksid oleks välja tulnud ka. Tulid välja toonased Marati, kõige moodsamad aluspüksid. Need olid erinevalt teistest nõukogudeaegsetest aluspükstest. Hoidsid need kõike, mis sul pükses olid ka paigal nagu niimoodi. Aga nende värv oli siis lumivalge, selle peale olid punased südamed. Niimoodi, tema tantsu ajal kukuvad need ära ja tuleb välja punaste südametega aluspüksid. Ja siis oligi niimoodi, et 4 meest meil seal reas oli, et tema üksinda jäi hüppama, 3 tükki kadusid ära, lihtsalt suure naeru pärast hüppasid sealt ära. Aga esinemine sai lõpuni ära tehtud ja oli väga tore. Et selliseid toredaid juhtumeid tuli ikka ette nagu niimoodi. Siin mainisite ka seda Moskva olümpiat, et kuidas need olümpiamängud teie jaoks möödusid? Need ei möödunud minu jaoks kuidagi. Mina sinna ei pääsenud ka. Et kunstile juht arvas, et minul pole sinna asjaga nagu niimoodi. Võib-olla ma ei oska öelda, et kas ta lihtsalt vaatas seal nagu paremaid tantsijaid, eks ju, või oli see, et äkki ma liiga palju olen suud pruukinud, aga võib-olla ka, et näiteks ülikooli aegu ka, et ülikooli rahvakunsti ansambel käis mitmeski kohas, käis ka väljamaal, Šveitsis ja Soomes ja kus nad seal veel olid, et mina nendele reisidele ei sattunud. Võib-olla olin liiga palju mölisenud, tant seda teab. Näiteks ülikooli rahvakunsti ansambli Mulgikuued kulusid ülikooli aegu ära ka selleks, et nendega sai juhuslikult käidud ühtede jõulude aegu Kuperiani hauale küünalt panemas. Ja üks Mulgikuues oli ja siis rabati KGB poolt kinni nagu niimoodi, heideti ülikoolist välja. Et võib-olla ka mingid sellised asjad avaldasid mõju, et ma ei oska öelda. Ega üldiselt me nagu rääkisime üsna palju ja üsna avameelselt asjadest. Ja kindlasti mitte nüüd nii kultuurselt, nagu oleks vaja olnud nõukogude noortele. Seal Tartus olite ühiselamus? Jah.
Millises? Pälsoni 14, Penter. See on siis, tähendab nüüd see on vist, mis tänav see seal on. Et ühel pool on ajaloolaste ja teisel pool on nüüd see filoloogide oma. See on see KGB majast järgmine tänav. KGB maja ees olen ma valtsid andsin. See on siis Pepleri, õige, Pepleri. Et millised need olmeolud seal olid? Huvitavad. Et meid oli toad olid neljased, seal olid siis kaks koikut, aga ühe mu kursusekaaslasega, praeguse tuntud meediamagnaadi Hans H. Luigega oli juhtud selline asi, et ülikooli sisse astudes tuli ka täita mingisuguseid nagu dokustaate. Ja seal oli küsitud, et mis on tema kirjanikust isa nagu niimoodi sissetulek. Ja kirjanikud üldjuhul palka said üks kord aastas, kui mingi raamat oli ilmunud. Ülejäänud olid nulliring, aga siis mingil ajal siis oli nagu selline ring, millega sa suutsid ennast aasta aega ära toita. Ja Hans pani kirja selle numbri, mis oli just sel aastal nagu sisse tulnud. Mille peale loomulikult temale, et siuksele rikkurile ühiselamu kohta ei eraldatud. Ja siis võtsime enda juurde nagu niimoodi veel 5, kes oli siis, elas seal siis põranda peal. Aga mingisugusel ajal selgus, et on võimalus saada, et kes on ühiselamu õpilaste poolne vanem ja siis valveülem, et neil on võimalus saada 2 tuba. Ja valveülem pidi siis lihtsalt mingit ka valvegraafikut tegema, et järjest kõik toad panna, et kes istusid seal all nii-öelda valvelauas. Ja ühiselamu ülem pidi seal lihtsalt vaatama midagi, et oleks kõik korras. Ja siis me Hansuga kandideerisime nendele kohtadele ja saime kätte, nii et saime endale 2 toa. Peale seda me küll korraldasime mingisugused asjad, millega seoses nagu meilt need ametid ära võeti. Me tegime nagu 1. septembriks tegime üliõpilaste tänavajoonistuste võistluse. Mingi Tartu Ülikool aastal 2000. Ja siis tudengid seal samas Pepleri tänava nurgal joonistasid nii kõnniteedele kui ka asfaltteele, aga need joonistused mõningad olid natukene siivutud. See oli näiteks Vorstimuuseum, nagu niimoodi. Ja siis oli siis TRÜ asemele oli kirjutatud TGU, eks ju, nagu niimoodi, et venekeelne silt enam ei ole. Et igastahes, siis kui meie sinna sattusime, me olime hommikul lihtsalt pannud sildid välja, et asi toimub ja läinud loengutesse ja kriidid olid ka. Et kui me tagasi tulime, siis kogu tänav oli täis joonistatud, KGB vennad seal hoolega nagu pildistasid neid asju ja siis saabus nagu kogu Tartu pritsimehed ja siis puhastasid tänavat ja nühkisid. Et sellest me saime oma kohtadest lahti nagu valveülema ja ühika vanema kohast, aga 2 tuba jäi meile alles, nii et siis oli juba parem nagu niimoodi. Hiljem seal sai ka üksinda oldud ja mis seal ikka oli siis. Elu oli lihtne ja huvitav, eks mõninga vahetevahel käisid seal nagu niimoodi ööpäev läbi peod. Kes õppida tahtis, see läks raamatu kokku. Põhiliseks toiduseks oli siis igal ühel oli kuskil oma kartulikott, nagu siis praeti kartuleid ühisköögist nagu niimoodi, aga ses mõttes läks meil pööraselt hästi, et meie ühikas oli siis filoloogide ühikas, mis tähendas seda, et 4 korrusest oli 3,5 korrust oli tütarlapsi. Et kui sul polnud raha, kui sul polnud süüa, mine suvalisse tütarlaste tuppa sisse, räägi raskest elust nagu niimoodi, süüa said ikka. Ses mõttes, et eks tütarlastelgi oli ju, et filoloogist üliõpilasel peale seda, kui siin suudatakse kuhugile nagu niimoodi naiste kollektiivi edasi, ainukene võimalus, üks viimaseid võimalusi nagu mehele saada oli see, kui sa ülikoolis kellegi endale ära napsasid. Ja siis tulevadki sulle mehed nagu tuppa nagu niimoodi. Meil oli küll praktiline huvi, meil oli söögihuvi, aga tütarlastel oli unistusi igasuguseid. Ülikooli järel oodati teid siis tööle Tallinna, kuid tulid hoopis Virumaale, et kuidas see juhtus? See juhtus väga lihtsalt ja praktiliselt. Et ülikoolis ma spetsialiseerusin raadio erialale. Võib-olla tänu ka paljuski sellele, et mul juhendajaks oli Eesti sotsioloogia üks suuri tegijaid Andrus Saar, kes siis lõi Saarpolli. Ja teiselt poolt siis õnnestus mul teha pikalt koostööd Helgi Erilaidiga, kellest on Eesti Ringhäälingu
ajalukku jäänud Vikerraadio keskööprogramm, mis oli omal ajal väga äge asi. Ja siis ma lõpetasin raadioajakirjanikuna ja mul oli koht raadios olemas, aga kui ma oleks tahtnud, oleks ma saanud ka Aktuaalses Kaamerasse või kuhugile. Aga minu väikest peakest külastas järgmine mõte, et kui mul kodus juba on 2 ajakirjanikku, see tähendab ema, kes sel ajal siis töötas Eesti Raadio välissaadetes või väliseestlastele mõeldud saadetes ja isa, kes oli Aktuaalses Kaameras. Ja siis mina ka juurde, et ajakirjaniku elu sisaldab teatud määral stressi ja hoopis enam stressi võib-olla kui tavaliselt. Ja ma olin neid stressavaid teletöötajaid näinud küll ja küll lapsepõlves. Aga kuna me olime sel ajal juba ülikooli lõpus olime abielus, siis Kadrina keskkoolis tänu Otto Amerile oli siin kortereid, mitte just lademes, aga kortereid oli täitsa saadaval ja võimalik. Ja siis oligi, et minu kellelt loodeti siis suurt tele ja raadio, ma ei tea mis kuulsust, ma otsustasin, ma tulen siia Lääne-Virumaale siis Jüri Beinari juurde, ajalehte Punane Täht. Tulin ja vaba koht oli kirjade osakonna juhataja, ma küll tegelesin kultuuri ja noortega, aga see selleks. Ja Kadrinas algul elasime siis 4-toalises korteris elasime 1 toas, nii et olid seal siis kolm noort õpetajat, üks oli siis Siret Pung, teine oli siis Aita Pedari, hilisem Aita Taiger, kelle abikaasa Voli Taiger on teatavasti ju Eesti kroonide autor, ja siis oli Merike nagu niimoodi. Ja siis oligi, et 3 tuba oli ka ühel oma tuba ja seal keskel oli siis nagu 1 tuba oli siis kõigil ühine. Lasteaia tänavas. Täitsa majak on praegugi alles. Et algul sai seal oldud ja hiljem me saime siis 2-toalise korteri ja selline ime sai juhtuda ainult Kadrinas Otto Ameri ajal, et me läksime puhkusele ja tulime puhkuselt tagasi koos oma väikese Tõnniga ja ukse peal on silt. Et kui te sellest 2-toalisest nädala jooksul välja ei koli, siis te 3-toalist ei saa. Ajal, mil inimesed istusid Lasnamäel, aastakümneid järjekorraselt üldse 1-toalist saada nii edasi. Aga lihtsalt selgus, et Kadrina keskkool oli siis oma uuele spetsialistile Kristi Tammele otsustanud eraldada siis selle 2-toalise korteri ja siis Rakvere T1 oli 3-toaline korteri just vabaks saanud. No natuke kurb oli küll ja kõik see, et remont mille tegemisel oli kõige suurem probleem oli see, et kust nagu kraami saada, et kus siis leida endale tapeeti ja midagi sellist, mida kuskilt saada ei olnud, see kõik jäi nagu maha, aga siis kolisime edasi, et see oli üks Kadrina imedest nagu niimoodi. Nii et nii siia Kadrinasse sai jäädud ja pole kunagi kahetsenud, sest tegelikult Kadrina on kõikidele kohtadele jõe ligidal. Ja minu arust on väga tore ka see, et peale siis 84 ma tulin, eks ju nüüd siin on ikka mõned aastakümned mööda läinud, et ma juba tunnen, et Kadrina inimesed võtavad mind kui enda oma, mitte kui võõrast. Nagu niimoodi. Seepärast, et külaühiskonnas läheb natukene aega, et omaks võtta mingi linnavurle, kes kusagilt tuleb ja nii edasi. Aga just siin hiljaaegu seoses Enno Põllu sünnipäevaga ma just mõtlesin seda, et ma ei tea, kas praegu Kadrina valla juhtkond seda teeb või pigem mitte, et olin mina siia Kadrinasse saabunud ja oligi Enno Põllu koos siis nagu volikogu esimehe Rongaga kutsusid mind nii-öelda kohvile ehk siis sinna spordihoonesse sauna. Nad tahtsid teada, mis frukt see on, et noor spetsialist siia tulnud, et mis võiks temast Kadrinas olla, mis on maailmast arvan ja nii edasi. Et kutsuti ja vallajuhid nagu lihtsalt ühe noore lontuga käisid saunas ja see oli minule ikka kõrvust tõstet. Ikka väga äge oli see, et nagu niimoodi. Et soovitakse noorte spetsialistide puhul tõesti seda jälgida, et mina pole õnneks kusagil kuulnud neid sõnu, et mulle on öeldud, et ootame sind tagasi, et me võib-olla Tallinnas kuhugi mind oodati, aga et tihti peale öeldakse noortele, et me ootame teid tagasi, aga kui noor tagasi tahab tulla, siis selgub, et kõik kohad on täis, eks ju. Või seda, et kui noor tulebki tagasi, et siis näidataksegi talle seda, et teda on tõeliselt vaja. Mõt, et see ainult telged mälestused siia tulekust. Üks lahe asi oli veel mul meelde, et millega seoses on vist kusagil vaatasin mingid lille neid potte ja nii edasi. Et ka, et siis teise korteril oli juba rõdu, Kalevipoja tänaval oli teisel korteril oli rõdu olemas ja mõtlesin, et teeks ka nagu, et rõdul lillekasti. Selleks on ju laudu vaja.
kus saada lauad. No, müügil neid ei olnud, eks ju. Küsisin siis külameeste käest ja need ütlesid, mis tead, Virn on seal, mine võta. See on ka need on ehitajate omad, kõik võtavad. Et ära lausa keskpäeval mine, et mine natukene hiljem, et siis kui ei nähta. Sain selle tööga nagu selgeks, kuidas maal elu käib ja ei juhtud midagi. Lillekass ehitatud. 1986. aastal olite te siis üks niinimetatud folkloori revolutsiooni aktivistidest. Kuidas Viru Saru alguse sai? Viru Saru sai alguse niimoodi, et Tarvampää käis folkloorifestivalidel Tšehhoslovakkias, Východnas ja Stražnitsas. Ja see oli tõeliselt tore kogemus, sellepärast, et inimesed olid seal koos ja tegelesid ka ainult oma folklooriga. Mitte ei esitanud kohustuslikus korras vennasrahvaste tantse nagu niimoodi. No, üldiselt Tarvampää ei ole sellega kunagi liiast silma paistnud, aga eks targad Tarvampää juhid teadsid, et natukene tuleb ka nagu keisrile anda. Nagu niimoodi. Aga see oli puhas folkloor ja siis sealt tagasi tulles Maie Oravaga, kes hiljuti siis meie hulgast lahkus, arutasime just seda, et tegelikult võiks ju midagi seukest ka meil olla. Ja üks minu ülikooliaegne tantsukaaslane Rene Treial oli selleks ajaks tulnud tööle siis Ilumäe kolhoosi ja tal oli väga hea suhe oli Lahemaa rahvuspargi direktori Ilmar Repneriga. Ja selleks ajaks minu isa oli jõudnud Lahemaa lehte tegema. Ja siis mõtlesime, et kui ikkagi midagi siukest väga eestimeelset teha, et siis teeks seda äkki nagu Lahemaalga. Ja siis oligi, et õnnestus meil siis Renega Ilmar Repner ja Maie Orav kokku viia ja siis nemad hakkasid seal juba suuremaid plaane tegema. Ja loomulikult siin kohalike komparteilastega tuli ka nagu kokku leppida ja ka siis, kui neile oli pärale jõudnud see, et me kavatsemegi teha sellise ürituse, mis räägib ainult Eesti asjadest, või siis ka vennaste folkloorist, aga ei mingisugust punasest jampsist, siis see oli neile ikka tohutuks šokiks, et siis me ikka saime seal ilmselt sugeda. Ja huvitav on ka see, et siin tahan ma kiita siis omaaegset, toona oli vist Viru Sõna peatoimetajat Jüri Beinarit, kellele sai ka räägitud. Mul õnneks õnnestus Virumaa Teates või seal Viru Sõnas teha oma rubriik Viru Saru ettevalmistamisest kohe nagu niimoodi. Ja rääkisin, et me teeme nagu autentse folkloorifestivali. Ja mingi ajal Beinar võtab must nööbist kinni, ütleb, mis ise oled mingi Eesti mees, eks ju, autentse folkloorifestival, see on mingi jamps ju. Et püüa nagu siis Eesti asja ajada eesti keeles. No läksin mina siis sinna samma Virumaa Teataja kontori kõrval oli siis toonane Kitti klubi, läksin sinna Orava Maie juurde, rääkima kuule nii ja naa ja Maie ütles, oi, see pole mure, et mul on siin ühe tantsu pealkiri olemas, aga mul selle tantsu praegu ei ole, Viru Saru, et võtame sellega. Ja nii tuli see Viru Saru ka. Ja nii see Viru Saru toimis siin ja mul on ka hea meel võibolla sellest, et ta toimis täpselt nii kaua, kui ta toimis. Viimane oli jänedal, et siis kui see suur hullustus nagu üle läks, selle folkloori hullustus, et siis ta pani pillid kotti ja jäigi nagu ilusaks mälestuseks. Ja ütleme, kõik need teised folkloorifestivalid, mis on ju otsapidi Viru Saru nagu lapsed, kuni ka Viljandi Folgini nagu välja. Ja esimesel Viru Sarul oli see, et täiesti juhuslikult, üks meie suur toetaja oli siis Leigarite juht Kristjan Torop. Ja täiesti juhuslikult oli Kristjan Toropil kaasas üks Rootsi folkloori, külas oli Rootsi folkloori ansambel. Täiesti juhuslikult sattusid nad Viru Saru ajaks Palmsesse. Täiesti juhuslikult olid neil kaasas rahvariided ja täiesti juhuslikult olid nad õue peal just sel momendil, kui kavasse tekkis umbes tunnine auk. Ja täiesti juhuslikult tahtsid nad esineda. Ja täiesti juhuslikult toimuski siis esimesel Viru Sarul, kuhu siis ei tohtinud välismaalased tulla, sellepärast meil oli siin piiritsoon ja nii edasi, toimus siis Rootsi folkloori ansambli kontsert. Teisele Viru Sarule me juba Renega ajasime kohale siis liivlased, kes omal ajal siis Skandinieki liivlaste ansambel, kes omal ajal olid hästi põlu ajal Lätis, sellepärast olid nad põlu all Lätis, et oli toimunud Lätis rahva loendus ja liivlased paganad.
tahtsid, et neid nimetataks liivlasteks, mitte lätlasteks. Ja siis olid liivlased kogunenud kõik Liivi või olid kogunenud kõik siis Läti Vabaõhumuuseumi, kus nad siis oma tööna uurisid siis Liivi rahvuse väljasuremist nagu niimoodi. Nii et aga siis said siin legendaarsed stalted käisid siin kohal ja siukest rahvamassi, kes teisel Viru särul vaatas liivlasi, see oli ikka uskumatult äge nagu niimoodi. Ja see oli väga tore ja liivlased olid ka nii vaimustatud, et me kaks mingit noort Nublu tulevad Eestist ja ütlevad nüüd, et tulge meile festivalile, et nagu niimoodi. Ja kõik toimiski. Jõuamegi siis 5. märtsi 1988. Nii. Ajaloolastele kindlasti selge, et tegu oli siis Stalini surmaaastaga, aga see selleks. Ajalehes Punane Täht ilmus siis teie artikkel Võtaks kivi ja 6 aastat hiljem, 21. mail 1994 avatigi siis Kadrina emakeele ausammas. Ja te olete sellest kirjutanud, sellest rääkinud päris pikalt, detailselt, aga ma küsiks hoopis niimoodi, et kui nüüd mõelda, ütleme selle 6 aasta peale ja tegelikult ka mõned aastad hiljem, näiteks siin 30 aastat tagasi, kui siin poisikesed siis seda väikse kivi ümber lükkasid ja kõik see, ütleme, tegelikult üldse see emakeele ausamba lugu tänase päevani, aga just see saamislugu, need esimesed 6 aastat, millega teil tuli rinda pista? Oleks seda teadnud, poleks teinud. Aga see oli kõik üks suur juhuste jada. Üks suur juhuste jada ja täpselt see ongi see, et miks nagu tulebki noortele anda asjad kätte, nad ei mõtle nagu, nad ei oska liiga palju ette mõelda. Et praegu ma mõtleks nagu liiga palju ette, tõenäoliselt kahtleks, kas ma hakkaks tegema midagi siukest. Et see lugu ise ilmus täiesti juhuslikult, lihtsalt sellepärast, et ma olin endale selgeks mõelnud selle Kadrina koha peal see ajaloo, see oli nii pööraselt põnev ja ma kirjutasin selle asjakese valmis, teadmata, mis edasi saab. Et ja siis selguski see, et lugupeetud Linda Olmaru ja Rein Olmaru Rakvere teatrist võttis asjast kinni ja hakkasidki raha koguma. Ja siis käiski see raha kogumine. See oli üks asi. Teine oli see, kui selgus seda, et Eestimaal, mis meil on kive täis. No ei ole kivi, mida saaks võtta. Ja kuskilt siis tõesti õnnestus teada saada sellest, et meil on Järvamaal üks niinimetatud ausammaste kivi, mida toona veel ausammaste kiviks ei nimetatud. Aga on põllu peal, millest on siis võetud nii Tammsaare ausamba alus, kui ka siis kohalik vabadussõja monumendi alus. Et seda võib rahulikult saagida ja õhkida ja nii edasi, et sealt võib saada selle emakeele ausamba. Sest teine variant oli tuua see kuskilt Karjalast, aga et esiteks oleks olnud see liiga kallis ja teine on ikkagi, et oma asja tahaks nagu oma kivist ajada. Et see oli väga, väga raske moment ja siis see lõpp. See lõpp oli tõesti ses mõttes täiesti hullumeelne, et käis suur raha kogumine, see oli juba otsapidi ka kooli ja valla käes, aga et kumb siis jõuab ennem, kas inflatsioon jõuab siis kõik asjad ära süüa või saadakse ikkagi see raha kokku ja saadakse ausammas püsti. Ja saadi püsti ja minu meelest see on jõle tore, et ta siin on ja ta toimib ja ka see, kui koolipoisid selle ümber lükkavad, näitab, et ta toimib, ses mõttes, et iga ausamba peale võib olla minda ronima nagu niimoodi. Või see, et emakeele ausamba juures tõesti inimesed määravadki kohtamisi. Et see on nagu kõige ägedam. Et ta toimib ja tegelikult on see mälestusmärk ikkagi väga paljudele kadrinlastele, kes on ju selle jaoks annetanud või mingil muul kombel toetanud. Ja mul on pööraselt hea meel, et selle autor, toona noor Verko Vernik on ju praegu saanud hakkama sellise unikaalse asjaga nagu Pätsi peaga. See võib meeldida ja mitte meeldida, aga Eestis on ainult 2 kunstnikku, kes on Pätsiga hakkama saanud, eks ju. Üks on siis see Seaküla Simson ja teine on Verko, nii et mõlemad on väga ägedad tegijad. Ja see sama mees on siin meil Kadrinas selle emakeele ausamba teinud, nii et küll see on ja seisab ja jääb nagu. Siin nüüd paar aastat tagasi, kui ausamba avamisest sai 2 aastat, 30 aastat tähendab, siis ise tegite üleskutse, et leida üles need ausammaste kavandid, nii-öelda maketid. Kas on ka selle kohta mingeid arenguid olnud? Ei ole. Täitsa mureta, et ei ole, aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda.
et ma toon näite siin Tudulinna kirikust. Tudulinna kirikust, mis on vanuselt vist Eesti 5. või 6. puukirik, see on see Tudulinna vanakirik. Seisavad seal kõrvuti 2 kirikut, uus kirik ja vana kirik. Ja see puukirik, seda taastab praegu siis üks sõpruskond, mille eestvedajaks on klaverivirtuoos Lauri Väinmaa ning selle kiriku torn tõmmati Nõukogude ajal maha ja seal kiriku tornis oli kukk. Ja see kukk oli kogu Nõukogude aja kadunud. Keegi ei teadnud, kus kohas see oli. Aga kui selgus, et selle kiriku taastamine on nüüd uuesti ette võetud, siis selgus, et seda on külamehed andnud edasi ühest lakast teise. Ja nüüd on see kukk välja tulnud. Nii et kunagi ei tea, äkki kusagilt tulevad emakeele samba mingisugused kavandid välja. Natuke ühteteist leidis seoses nende kavandite näitusega leidis üles kooli majandusmees Rein Kriks oma lõpmatutest arhiividest seal kooli all nagu niimoodi. Ühteteist seal oli, aga mitte ka kõik. Aga kui asjadel oli antud aeg olla ja siis ära kaduda, siis no mis seal ikka. Ju nad siis läksid, et sammas on meil ju olemas. Kui mõelda üldse selle Nõukogude lõpuperioodil, just see, ütleme siis aastast 88 kui ka siis kuni Eesti Vabariigini välja, aastani 94, see oli ju tegelikult periood, kus ütleme, paljusid asju saada ei olnud. Kuidas see raha kogumine oli üks asi, aga ütleme see teine ressursi saamine, ütleme kütus, mis iganes teil veel vaja oli, kuidas sellega teil läks? No õnneks oli selleks ajaks juba olnud ja tegutsenud väga hästi Virumaa fond. See oli siis Edgar Savisaare idee, mis teostus läbi selle, et väga paljud Virumaa ettevõtjad ja ettevõtted, siis ettevõtjaid veel nii palju ei olnud. Ettevõtted, kolhoosid, tehased panid raha kokku selleks, et ajada Eesti asja. Ja seoses sellega sai kokku ka väga hea seltskond, kes seal siis hakkasid toimetama seda Eesti asja siin ajades. Et siin Eesti asja ajada polnud nagu mingit muret, aga Ida-Virumaal oli seda hirmsasti vaja pingutada nagu. Aga ütleme tõesti selle Virumaa fondiga olid seotud nii Illar Hallaste, kui Lembit Kalju, kui Marko Pomerants esimese stipendiaadina, kui Ilme Post ja paljud teised tublid inimesed. Nii et Lembit Kaljuve toonase siis maavanemana, või oli ta veel täitevkomitee esimees, eraldas natukene bensiini, mida siis sai kasutada selleks, et sellega saaks töötada kompressor kivi lõhates või kivisse auke puurides. Et kui praeguse põhiprobleemiks on tõesti see, et kust võtta raha, siis probleemi on raha, vaid oli vaja lihtsalt teada õigeid inimesi ja Lembit Kaljuve leidis, millalgi me just rääkisime temaga hiljaaegu sellest. Ütles ka, et ma leidsin, et seda asja on ju vaja ja siis me leidsime selle bensiini. Et Lembit Kaljuveega ja minu Kadrinasse saabumisega on tegelikult seotud ka üks väga oluline asi. Nimelt, kui ma jõudsin Kadrinasse, siis selgus, et Rakvere MEK, mehhaniseeritud ehituskolonn, kelle juhatajaks oli toonane siis Lembit Kaljuve, hilisem maavanem, on remontinud Kadrina kultuurimaja, ma ei tea, aastaid ja midagi pole juhtunud. Mina siis võtsin kogu oma ajakirjanduslikud oskused kokku, kirjutasin kas see 4 või 5 osalise lugude sarja, mis ilmus ajalehes Punane Täht ja mis häbistas hirmsasti ehitajaid ja Sovjeti süsteemi, et ikka ei ole suudetud nii olulist ja unikaalset maja nagu Kadrina rahvamaja ära remontida. Algul oli sellest pahandust, ma mäletan, ma püüdsin väga kuri olla, kui ma Lembitut intervjueerisin ja edasi. Hiljem ta ütles, et ta on väga tänulik mulle, sest tänu sellele, et keegi sikk hakkas tema kallal õiendama, avanesid tal mingisugused fondid. Siis ta sai selle Kadrina kultuurimaja nagu ära remontida. Nii et see Kadrina kultuurimaja remont, kus küsimus oli see, et kas ta üldse jääb püsti või mitte, et võib-olla oli natukene ka minu takkalükkamise töö siis, kui ma siia saabusin. Nii et vastus küsimusele on tõesti see, et midagi ei olnud saada, aga kuidagi alati midagi leiti. Et poleks ma hakanud lõugama siin Rakvere MEK-i kallal ja halvustama Lembit Kaljuveed, siis tõenäoliselt võib-olla ei oleks saadud neid fonde selleks, et siis Kadrina rahvamaja ära remontida. Te nüüd mainisite seda kultuurimaja teemat, aga ma mõtlen just seda, et ütleme, Nõukogude periood oli ta nagu oli
kas teid, ütleme, selliste võimuvastaste artiklite pärast nagu tsensuurida ei tahetud siis? Ma eriti ei mäleta midagi, et oleks olnud. Et eks tegelikult sel ajal juba me hakkasime esimesest kursust alates kirjutama leht. Et eks me ise olime ka endale nagu natukene tsensoriteks, et ja me teadsime, et kuhu maale saab minna ja kuhu maale ei saa minna nagu niimoodi. Et ju me siis olime, oskasime selles süsteemis kuidagi neid asju ajada nii, et me jõudsime ikkagi kuhugi ja me tegime mingeid asju, millest oli Eestimaale hästi palju kasu. Nagu. Siis kui ma tegin Virumaa Teataja nimelist kogu Virumaa ajalehte, siis hästi äge tegelane oli tõeline eestlane Narvas, Ahto Siig, kes kirjutas ükskõik mis artikli, aga selleks, et olla päris õige eestlane, kirjutas ta alla, et tiblad Narvast välja näiteks, uudise lõppu. Või midagi siukest, et aga ma võin öelda, et see venelane on ilge kaabakas või midagi siukest. Et saaks ka niimoodi ja siis pärast öelda, et mina ajasin õiget Eesti asja, eks ju, aga tsensor nagu niimoodi võttis välja. Nagu niimoodi, et see on mingi täiesti omaette oskus ja kogemus, kuidas sellistest pehmelt öelda, et sittadest oludest läbi tulla, aga eestlastel, kes pole nagu liiga palju saanud oma iseseisvust nautida, on see oskus olemas ja ma näen ka praegu seda, kuidas nüüd, kui ütleme riiklik bürokraatia vahetevahel nagu võimendub ja nii edasi, siis oskavad eestlased ka kuidagi seal nihverdada. Või kui mõne korra läheb üle kätte, siis osatakse ka sellega hakkama saada. Jõuame siis veel korraks aastasse 1990. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis oli 14. oktoober, kus te siis kolmekesti sellises ühingus nagu SSR tulite kokku ja mis siis täpselt juhtus? Mis siis juhtus? Ma mäletan, et vist põhjuse andis selleks lihahindade tõus, millest toona siis ka ametlikult lehes kuulutati, kuna hinnad olid ju kehtestatud. Ja sellise absurdi ja sürreaalsuse pooldajatena siis me otsustasimegi oma pahameele valada välja hoopis nagu pooldavasse üritusse ja selleks ajaks me olime nagu et sõber Raivo Riimiga ja sõber Toomas Suumaniga koos olime siis moodustanud sellise ühingu, mille nimi oli siis SSR, eks ju, see on Sikk, Suuman ja Riim ja tegelikult me hakkasime nii-öelda kõverpeeglis võitlema kogu selle Rakvere nagu niimoodi mõttetuse, võltsinduse ja sellise ilusa fassaadi taha peidetud igasuguse jampsiga. Et ühelt poolt siis üritus oli pühendatud sellele, et me nagu toetame lihahindade tõusu ja viimase viineri oksjoni, aga mis kõige tähtsam oli see, et me kutsusime endale appi Rakvere kooliteatri, kes tõid Rakvere turuplatsile, praeguse siis tsentrumi või rahvakeeli Olegolandi ette, siis prahti, mida nad leidsid linnast. Ja siukest prahti ka praegu ei leia. See kõik, mis oli plankude taga. No ja siis see oligi, siis nimetasime selleks mingiks kultuuriks, eks ju, et sellest sai pulli kui palju. Ja hiljem meil oli seal veel mingisugused aktsioone. Siis oligi, et me oleme väga negatiivsed. Siis me kuulutasime välja planku värvimise Tom Sawyeri stiilis. Ja saigi ära värvitud hiigelpikk plank, mis unatus siis toonasest raamatupoest, kus praegu on kinnisvarafirma turuplatsi ääres, kuni enam-vähem turuni välja. Ja siis mingisuguse momentil Rakvere linnavalitsus tegi meile avalduse, et see on liiga värviline, et see on vaja ümber värvida nii edasi. Et sai igasuguse jampsiga tegeldud, kuni selleni välja, et me leidsime Jakob Liivi luuletuse nimega Mülgas ja kuulutasime selle Rakvere linna hümniks. Ja siis oli meil ka, mis meil oli ka, ja siis meil oli ka see samune Rakvere või kuulutu või see samunegi, meie manifest, see oli SSR-i manifest, mille tõlkise mitmetesse keeltesse, eks ju, eesti keelde, inglise keelde, muuhulgas ka itaalia piikeelde ja manifest kõlas nii, et Rakvere on tiik, Rakvere on seisva veega tiik, Rakvere on seisva ja haisva veega tiik, Rakvere on mülgas, SSR on Rakvere au, mõistus ja südametunnistus. Ja võib-olla vahetevahel küsitakse minu ja Raivo käest, Toomase käest enam ei saa küsida, sest Toomas on seal kaugel ära, et kas oleks seda vaja taas korrata. Võib-olla oleks vaja Rakveres seda taas korrata. Eks need, kelle kohta see käi, tunnevad seda, kas seda on vaja või mitte nagu niimoodi. Igastahes selline absurdne asi nagu toimis väga hästi, kuni ja siis oli Rakvere teatri sünnipäeval
ja Rakvere teatri sünnipäeval otsustasime kinkida siis oma SSR-lasele Toomas Suumanile põrsa. Kuskilt me hankisime põrsa, mina seisin siis Rakvere teatri laval, elus põrsas kotiga süles, pea oli väljas, appikene, kuidas üks väikene elukas võib rabelda. Ma olin ikka täiesti läbimärg ja Raivo Riim pidas siis itaaliakeelset kõnet ja pärast kinkisime Toomas Suumanile sea, mille teatrirahvas siis hiljem üheskoos ära sõi. No, et selliseid toredaid asju ja siis oli ka, et kui Rakvere kultuurimaja ehitamine, millega polegi nagu hakkama saadud, oli siis hästi palju oli seal varemeid ümber teatrimaja kõik lahti kaevatud ja seal midagi ei juhtunud ja siis me otsustasime nendes varemetes tähistada SSR-iga Mozarti surma aastapäeva sellega, et vedasime kohale tõesti kõige paremad kõlarid, mis üldse ei saada, need Ants Viirmanni omad nagu niimoodi. Ja siis samunegi ja siis mängisime seal Mozarti teoseid mängisime ette ja oli ka väga äge. Sel aastal möödub Eesti iseseisvuse taastamises 35 aastat. Millised on teie mälestused sellest ajast? Midagi, eks need mälestused ongi siin täpselt kõik need olemas. Et siis kui toimus see taastamine, siis mina olin grupi soomlastega, kellele me tegime siin Virumaal, tegime ekskursioone, olin grupi soomlastega, olin Tallinnas ja oli siis toimunud see Moskva putš. Soomlased olid pöörases segaduses ja hirmus, nad kartsid, et see on neil viimane käik siin üleüldse. Me püüdsime teha mingi küünilist nalja, et no mis seal siis, et meil on tankid kogu aeg siin, nad lihtsalt vahetavad kohta, eks ju nagu niimoodi. Et mõne on siin ja seal pool. Et igastahes kell 7 õhtul pidi see Georg Otsa laev ära minema, kell 4 oli see sadama sees juba uksed lahti, kõik rahvas tormas sinna peale, soomlased tormasid sinna peale nagu niimoodi ja lehvitasime neile ja oli siuke tunne, et nüüd see on ka viimane kord nagu niimoodi. Ja aga siis sai siia Kadrinasse jõutud ja õhtul telekast juba vaadatud, millega on hakkama saadud ja et niimoodi, et minule tuli siis Eesti iseseisvune läbi Soome turistide kantseldamise. Kuni Eva Lilleni välja, kes seal kõik olid nagu toredad inimesed nagu niimoodi. Ja nendega on need suhted ja sidemed senini jäänud, nii et eks nende sidemete ja suhete see mingisugune jäämäe vee pealne ots on see sama Hannele Valgenjäämi, eks ju, Soome instituudi juht, kes on siin Kadrinas ka käinud või kas või see, et siin Kadrina saunas on, eks ju, Soome alustas siis oma 100. sünnipäeva saunatuuri, et kõik need Soome sidemed on nagu siin otsapidi siia jõudnud. Te olete siin nüüd täna korduvalt rääkinud Ida-Virumaast. Ma mäletan, kui me siin 6 aastat tagasi rääkisime teiega, siis te rääkisite, ütleme, seda Ida-Virumaa probleemi, aga et on hakatud nagu järele tõmbama ülejäänud Eestile. Aga nüüd, ütleme, 6 aastat on sellest meie jutuajamisest möödas ja mulle endale tundub, et Ida-Virumaast üritatakse teha pigem sellist nagu turismiatraktsiooni, kus on erinevad, ütleme, sündmused, kus saab käia, eks ole, muuseumid, atraktsioonid, aga ei looda nagu sellist elukeskkonda, kuhu inimene päriselt sooviks elama minna. Kuidas ütleme, te olete kindlasti mäletate seda 93. aasta Narva ja Sillamäe referendumit, kuhu see ühel hetkel võib välja jõuda? Siin on mitu asja. Üks on see, et ma olen kuidagi sattunud väga palju kirjutama tegelikult ikkagi nendest asjadest, mis on sündinud tänu õiglase ülemineku fondile, kuni tõesti see välja, et nüüd varsti tulebki Eesti suurivad filmistuudiod tulevad Jõhvi juurde ja Kukruse mäele tuleb suur silt Jõhviwood, täpselt samas šriftis, mis on Hollywood. Või siis teiselt poolt tõesti Kurro Spa, mis läheb hästi kõvasti peale. Et sellist asja nagu aetakse väga, väga kenasti, ägedasti ja miks ka mitte turismi sildi all. Samas kirjutasin hiljaaegu tõesti Ida-Virumaa kinnismaavara arengutest ja et Kohtla-Järvel saab korteri alates 225 eurost kätte. Nagu niimoodi. See on küll korteri moodi toode, aga et see on oksjoni allkind, võib-olla tõuseb 400. Mingi jamsi saad kätte, aga et lihtsalt see, et sul oleks koht saada, kust kompensatsiooni saada, kui see hoone läheb lammutamisele, eks ju, siis saad korteri omanik ja midagi siukest. Et see on teine pool ja kolmas pool on ikkagi see, et Ida-Virumaa elu ka praegune untsusolek on paljuski ikkagi seotud sellega, et me pole seal suutnud läbi viia keelerevolutsiooniga.
et ja ma olen nõus kohe karjuma, kui keegi kuskil julgeb öelda seda, et me ei peaks seda praegust keelerevolutsiooni lõpuni viima. Seepärast, et olin siis Hendrik Aguri kutsel nädal aega tööl ka Kohtla-Järve kutsehariduskeskuses eesti keelt õpetamas. Ja ma ütlen ausalt, nii lolle inimesi kui seal ma pole näinud. Nad vaesekesed elavadki oma, tähendab, selles mulli sees. Ma pidin neile vene kultuuri tutvustama. Ma pidin neile rääkima sellest, et näiteks mis on salat olivier, venelaste au ja uhkus, mis mõeldi välja Moskvas Arbati peal. Samal päeval, kui ma andsin neile tundi, oli surnud Gameboy Tetris, keda me oma Eesti ühiskonnas peame vene räppi, tähendab siinse räppi üheks kõvaks tegeleks. Polnud kuulnudki sellest, et edasi. See oli ikka täiesti uskumatu. Ja siis, kui ma andsin neile kätte käärid ja palusin niimoodi lõigata ajalehtedest mingisuguseid pealkirju välja eestikeelset ja ütleme, nagu koolist tehakse liikuv aabits on esimeses teises klassis. Midagi seukest teha, siis need lugupeetud inimesed, kellest homme peaks siis saama tublid automaalrid, kokad ja ma ei tea, mis turismiteenendajad, need võtsid need ajalehed ja lihtsalt tagusid nendega üksteisel pähe. See oli masendav ja see oli masendav just sellepärast, et tegelikult me olime sel teel, et Eesti saaks eestikeelse hariduse ja me olime sellel teel aastal 2000 ja vahepeal on tegelikult lihtsalt mingisuguse jampsiga Tõnis Lukas, kes on olnud ka vahepeal haridusminister, just sel ajal, kui see jamps on jälle peale tulnud, suudab selle detailhaaval ära seletada sellest, kus me oleme tagasi andnud. Ja me olemegi üles kasvatanud oma soojas Euroopa kodus ikkagi põlvkonna tähendab täiesti põmbeid. Et sellest on kahju nagu niimoodi. Sest ma ennem olingi aastal 99 või 2000 olin varem vene koolis õpetaja ja see oli ka Narva eliitkool loomulikult Pähklimäe. Aga see oli fantastiline, millega nad seal tegelesid, eks ole. See oli see, kus kooli lõpetajatest, nende vene kooli lõpetajatest sai 60-70% jätkas kõrgkoolis haridust nagu, hästi kõva sõna. Ja see kõik on maha maetud nagu niimoodi. Nüüd siin mängime Narvas, ma ei tea, 2 linnapead, kirkutsirkus. Mulle endale meenub, et eelmine aasta ma koolis pidin tegema mingisuguse töö, mis lähtuski sellest eestikeelsele haridusele üleminekust ja ma mäletan, kui ma vaatasin statistikat just siis Ida-Virumaa osas, siis seal tuli nagu see huvitav välja, et ma võin nüüd eksida, aga vist oli 2014 vini, hakkas järk-järgult või tegelikult mitte järk-järgult, vaid isegi nagu järsult tõusis, ütleme, eesti keele oskus Ida-Virumaal. Kui varasemalt oligi selline 20% või nii, siis praktiliselt 1 aastaga oli ta tõusnud üle 90% ja siis mul nagu tekkis endale küsimus, et kuidas on võimalik, et inimene õpib 1 aastaga keele selgeks. Ta on jah selles keskkonnas, aga kui me räägime Ida-Virumaast, kus ongi vene keelt, kuuleb palju, eesti keelt pigem vähem, siis seal on sellega nagu natuke tekib nagu küsimus ja just see eesti keelele üleminek, et see statistika oli kuidagi väga vastuoluline. No on ju tähendab igasugused valed kuni statistika. Kõige suurem vale on statistika. Oleb kuidas mõõtaga. Just. Ja tõesti on see, et kui mõned inimesed lähevad sinna Ida-Virumaale ja suudavad teenindajatega rääkida eesti keeles ja ses mõttes me ei pea tänama, sest see on jäle, aga me peame konstanteerima fakti, et Ukraina sõda tegelikult seda, et lihtsalt, et eestlane nõuab oma õigust rääkida Eestimaal eesti keeles nõuab rohkem ja tänu sellele venelane räägibki rohkem. Et see on nagu ütleme see Ukraina sõja üks voorustest. Aga teine asi on ikkagi see, et kui sinna sissepoole minna, see on ikka täiesti jube. Et samas Narva kolledž. Narva kolledž, kus siis on praegu õpetajaks on ju Kadrina tubli inimene Raido Parve. Kui Narva kolledžisse läks direktoriks praegune haridusminister Kristina Kallas, siis seal ka mängiti lihtsalt eestikeelset haridust. Ja aastaga saavutas ta selle, et Narva kolledž hakkas rääkima eesti keeles. Okei, et vahepeal tähendab see samunegi, tal oli ka mingi kohtuprotsess, kus teda anti kohtu sellest, et ahistab venelaste põlist õigust rääkida ükskõik kui palju vene keelt. Nagu. Üks pikakasvuline punapäine poliitik kaevasta kohtusse Narvas. Aga tähendab, kui see surve on ära olnud, siis see asi on ära tehtud. Ja seda asja peaks ka nagu tehtama edasi.
Lähme korraks ajas tagasi ja tuleme tagasi Kadrinasse. Kuidas te jõudsite Kadrina saunani? Kadrina saunani jõuda oli väga lihtne. Tuli tulla välja oma kodumajast ja kõndida saunani. Et ma tõenäoliselt oma isaga kõige paremad jutud just sain ära räägitud saunalaval. Nii maal suitsusaunas kui ka selles Feelmani tänava imelises majas, kus meil oli see imeline seltskond, sinna imelisse majja ehitati keldrisse ka saun. Nii et seal saime kõik need jutud ära räägitud. Minu jaoks saun ja ka ülikooli ajal oli nii tavaline asi, et ma ei oleks kuidagi muud moodi osanud Kadrinas hakkama saada, kui siia sauna tulla. Ja siit need asjad hakkasivadki veerema. Ja nüüdseks tõesti me oleme siin saunaklubis jõudnud 25. sünnipäevani, kuhu me rõõmsasti kõiki siis augusti lõpul kutsume. Mida siis täpselt oodata on? Oodata on palju toredaid inimesi ja palju toredaid saunasid. Et lähen peagi siis sisse õnnistama Eesti esimest ratastel suitsusauna, mis ehitati valmis Sõmerul. Neid on oodata, siis on oodata igasuguseid teisi liikursaunu, on oodata see ongi Eesti parim pärimusansambel, näppepildurid Tapalt, on oodata Kadrina taidluse tippusid, see tähendab siis Kadrina segakoori ja Kadrina rahvatantsijaid. Ja on oodata Kadrina ajalugu kõige enam mõjutanud organisatsioone. See tähendab esiteks siis Kadrina saunaklubi, teiseks Kadrina karud ja kolmandaks Neeruti selts. Kõigi nende väärikad esindajad on siin koha peal ja ma arvan, et me peame ühe väärika peo, mis oligi et see samunegi saab tantsu, saab laulu, saab leili, saab väikse puumelungi ka. Ja lõpetuseks te olete niinimetatud siis heade mõtete instituudi direktor. Milline hea mõte on teile täna pähe tulnud? Täna tuli mulle pähe seesama hea mõte, mille ma ka meie vestluse alguses ära ütlesin. Et mul on hea meel, et ma jõudsin selleni, et seda korrata. Et see on kohutavalt hea töö, mis te olete teinud nende Neeruti seltsi lugude salvestamisel. Ma ei oleks iialgi õpetajana uskunud, et te sellega hakkama saate. Mul on meeles, Kaarel ei saanud üldse intervjuu tegemisega hakkama, aga mul on hea meel selle üle, et ma mõtlen selle peale, kui nüüd mõni teine loru ei tee intervjuud ära. Et äkki ma ei peaks talle 2 panema, et äkki ta avaneb kunagi hiljem. Ja et tänu sulle ma olen mõningad 2 jätnud panemata või vähemalt jätnud nagu aastahinde ikkagi positiivseks, et kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Ja see mõte ongi mind täna külastanud, et nüüd on vaja need asjad kuidagi ka raamatukaante vahele panna, mitte sellepärast, et mu raamaturiiulis eriti palju ruumi oleks, vaid ma tean seda asja, et mõningad paberist raamatuleheküljed, isegi kui need pole kõiki, säilivad 500 aastat. Mis saab failidest, me ei tea. Ja kui asi on nagu natuke rohkem salvestatud ka raamatusse, siis ma arvan, et ta elab veel kauem. Nii et jään väga ootama kutset siis Neeruti seltsi nagu taskuhäälingu raamatute esimese osa avaldamisel. Et ma neid kokku peaks tulema üsna mitmeid. Ma arvan, et see on väärt asi kasvõi sellepärast, et praeguse tehnoloogia juures ei ole suugi suur vaja need kõik nagu paberile panna ja ära trükkida ja siis nad on ka olemas mõnel teisel kujul. Seepärast ma arvan, et ütleme mingisugune minust vanem põlvkond, kes võib-olla ei ole kogu aeg YouTube'i juures või Spotify's neid kuulamas, lehitseb neid hea meelega. Aga meie poolt on kõik ja aitäh teile intervjuust ja soovime edut nii teile kui ka saunaklubile. No nii, aitäh tulemast! Aitäh! Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus Neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 32. saade on eetris juba 8. juulil
kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg, nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlid saab. nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad õlid saab. kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd ning kui oled sõber ettevõtlik sa ehk neeruti neidudelt siis muusi saad. ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saad.